Laps kooli on kokkuleppevedude platvorm, mis teeb kooli sõitmise lihtsaks ja mugavaks. 30 sekundit on teie päralt, et ennast usutavalt välja pakkuda. Tere, mina olen Lapskooli juht Sander. Lapskooli on kokkuleppevedude platvorm, mis ühendab kõik ühe kooli lapsevanemad. Kasutades Lapskooli platvormi saate leida kõik teie läheduses olevad lapsevanemat, luua nendega ühendusi ning alustada laste kooli viimise ärajaotamist. Sedasi säästes kokkuvõttes kõigi vanemate aega ning vähendades ka koolides olevaid ummikuid. Oleme kohe teenusele lükkamas esimese kooli ning maikuuks plaanime teenusele tuua kokku esimesed 10 kooli. Lapskooli teeb kooli sõitmise lihtsaks ja mugavaks. Kes sõidutab? Vanemad. Kõik vanemad sõidutavad, et platvorm siis ühendab ühe kooli siseselt kõik vanemad, kes siis saavad otsida üksteist üles. Kui keegi elab teie lähedal, saate temaga ühendust võtta ja paluda, et kui sa nüüd kooli sõidad, siis äkki sa võtad minu lapse ka peale. Kuidas see käib? Lihtsalt lähed rakendusse, rakenduses on kaart, vaatad, kelle teekonna peale te võiksite sisuliselt jääda ja vajutate selle vanema peale ja lihtsalt vajutate nuppu ja taotlus saadetakse vanemale ning siis see vanem saab otsustada, et kas ta on valmis teie laste hommikul kooli viima ja hommikul siis saate teate, kui vanem tulema hakkab Ja kui ta ei ole nõus, mis ma siis teen? Siis otsite järgmise vanema. Ja kui ta ka ei ole nõus? Siis alati on võimalusi on palju, kuna me ühendame kõik kooli vanemad, siis see vanem otseselt ei pea isegi teie lähedal elama, et te võite leida vanemaid ka kaugemalt. Aga see toob mulle muret ja palju juurde. Võtan lapse auto peale ära, ma tean, et ta iga päev kooli. See ei ole selline kord, et mõnikord lähen kooli, mõnikord ei lähe. See peab absoluutselt iga päev kindlal kellal toimuma. Jah, just. Aga kuidas see tööle hakkab? Tööle hakkabki just täpselt sedasi, et vanemad, kes võib-olla ennast ei tea, üksteist ei tea, elavad üksteisele lähedal, aga kõik teevad seda sõitu isegi üpris asjatult. Et ühest piirkonnast läheb kooli ette hommikul näiteks 4 autot ja kõik nad istuvad täpselt samas kooli ees hommikus ühel kellaajal. Aga tegelikult oleks väga lihtne kõik need lapsed, kes seal autodes on, ühe auto peale panna ja panna päevas näiteks üks vanem sõitma. Ja säästab ka see vanem, kes neid lapsi peale võtab, sellepärast, et see ummik, mis seal kooli ees on nende autode. Palju üks sõit mulle maksma läheb? Sõit ei pruugi teile maksma minna midagi. Meie teenus on üles ehitatud kuutasu põhiselt, et teie maksate tegelikult ainult platvormile pääsemise eest, selle nii-öelda võrgustiku. Kui suur see kuutasu on? Esimene kuu on tasuta, teine kuu 5 eurot kuus, nii-öelda natuke hilisem testperiood siis teile ja lõpuks plaanime 10 eurose kuutasuga nii-öelda hakkama. Mitu sõitu 10 eurose kuutasuga te mulle garanteerite? Nii palju, kui te ise soovite neid planeerida, et me sõitude arvu puhul nagu planeeringut mingit piirangut ette ei pane. Seda ma saan aru, see võib ette näha ka seda, et ma maksan teile 10 eurot, aga ma ei saa mitte ühtegi sõitu selle eest. No selleks meil see testperiood algul ongi, et saate nii-öelda uurida, luua juba sidemeid ja ei pea esialgu mitte. See on mu oma asi, kas ma lõpuks auto peale saan, mitte seda te ei garanteeri kuidagi? Me üritame võimalikult nii-öelda sobivaid vanemaid üksteisele soovitada, et nii palju me seda aitame. Olete seda katsetanud ka? Jaa, oleme teinud testperioodi esimeses koolis, mis oli küll pigem niuke platvormi enda testimine, et platvormi enda vigade üles leidmine ja see läks üpris edukalt, et meil oli vaid paar nädalat aega kooliaasta lõpus seda testida ja nii-öelda selle 2 nädala jooksul suutsime 100 inimesest, kes end eelregistreerinud olid 20 inimest peale saada. Kuidas see selle sõidu niimoodi selles mõttes ära jagab, et juhid võrdselt sõita saaks? Võib-olla üks juht sõidab iga päev ja mõni ei sõida absoluutselt mitte. Kas tema saab ka sellest tasust kuidagi osa endale? Jaa, me plaanime tuua sisse selle, et kui tal on see soov, siis ta saab nii-öelda vanematelt küsida mingisugust kompensatsiooni kuni 5 euro piires, et see oleks võimalikult taskukohane. Et ma saan 5 eurot isegi teenida kuus, jah? Mitte isegi kuus, vaid isegi päevas, kui hästi läheb. On see piisav motivatsioon? Ma loodaks küll, et tegelikult üks niisugustest palvetest, mis vanematelt meil oligi see, et nad ei peaks küsima raha teised vanemalt, et see võib-olla nii-öelda on kaunis ebamugav neile, et ma teeksin hea südamega seda. Kas see toimib ainult Tallinnas või ka väiksemates kohtades? Me plaanime seda lükata üle-eestiliseks, et ükski kool Eestis sellest nagu välja ei jää, et üle-eestiliselt. Aitäh! Aitäh teile!